aasta Toomas Nikola on kutsunud kaks Jakobi kooli õpetajat vestlusringi. Miks sa valisid just need õpetajad siia kõnelema? No, Anar ja Tiina on meie kooli raudvara. Nemad on selle kooli algatajad olnud ja siiamaani seisavad rivis ja hoiavad seda rivi sirgena, nii et ilma nendeta ei oleks siin suurt midagi. Äkki meenutame siis natukene, kuidas see algus sai? Eks see on olnud kauaaegne unistus, aga süüdi on vist ikkagi Toomase peast, et mina olin Toomase ühe pojaõpetaja, Osvaldi õpetaja ja Tiina oli tütreõpetaja ja eks see omavaheline suhtlus ja väga hea läbisaamine perega juba, kui me olime suures koolis, et see juba, et tegelikult me juba väga varem, kui see kool üldse algasime juba nende mõtetega. Näide, Tiina, mis sul meeles on? Jaa, minu südames oli selline kool ikkagi, ma arvan, et 20 aastat ja selle eest sai palvetatud ja oodatud ja isegi võib-olla proovitud, et äkki alustaks kuidagi oma jõududega ära, aga lihtsalt Jumal viis kokku erinevad killud selles mosaiigis, et need inimesed, kes olid valmis seda kooli nagu alustama ja kellel oli ka see oskus seda kooli alustada, et meie oma oskustega, olles lihtsalt õpetajad, ei oleks seda suutnud teha, aga meie esimene direktor oli väga hea inimene, kes oli kogemusega ja ta oli Toomase sõber, võiks öelda, ja lihtsalt need killud läksid kokku ja see aeg oli paras selle kooli alustamiseks. Et jah, tugevad kaks meest, Tarvo Siilaberg ja Toomas Nikola tegelikult algatasid selle kooli. Meie tõime lihtsalt idee, sest et me oleme tõesti südamega õpetajad ja meie kooli rajada ei oska. Toomas ja Tarvo ikka vägevalt võtsid selle idee ja kool sai alguse. Ega ilma õpetajata ei ole ka kooli, et see on ka selge. Aga Toomas, kuidas siis edasi arenes see lugu, sest nagu ma aru olen saanud, nüüd saab kohe kool iseseisvaks? Jaa, see 4 aastat on läinud ju väga, väga kiiresti. Et eks see plaan, et ühel päeval oleme iseseisvad, oli muidugi algusest peale, aga ikkagi suur tänu Tartu Luterlikul Peetri koolile, mis aitas meil selle esimese käivitamise ära teha ja tõesti Tarvo Siilaberg, keda on siin nimetatud, eks ta natuke võib-olla oma tervist ja aegaga ohvriks tõi sellele koolile ka. Nii et me oleme talle ikkagi suure tänu võlgu. Aga jaa, nüüd sellel sügisel siis juba alustame iseseisva koolina, et mitte enam Tartu Luterliku Peetri kooli Põlva õppekohana, vaid täiesti iseseisva Jakobi koolina oma direktori ja oma nii-öelda ka juriidilises mõttes igatepidi oma tuba, oma luba. Nii et need plaanid, mis meil algusest peale olid, et kasvame 9-klassiliseks põhikooliks ja lasteaiarühm seal juures, et see kõik on jätkuvalt jõus ja selle suunas me töötame, nii et mõni aasta veel ja siis peakski olema juba täiemahulise põhikooliga siin tegemist. Ma saan aru, et see on suur rõõm, et tuleb uus hingamine, tuleb iseseisev elu, võiks öelda, aga kas on ka midagi, mille pärast teie süda natukene muretseb? Ei muretseda ei ole meil lubatud, see on evangeeliumis ära keelatud, aga ikka on mingid asjad, mille ei ole mõtted, et kuidas see saab olema, et eks need rahaasjad muidugi on kõige keerulisemad kõiksuguste ettevõtmiste puhul, mis siin maailmas ette võetakse, kus on vaja inimestele palkasid maksta ja igasugused kulutused on. Et eks ta ikkagi natuke selline usu peale mineku teema ju on ka. Aga samas see on ikkagi üsna selgelt Jumala projekt, et iga kord, kui on olnud meil endal sellised inimlikud mõtted, et äkki peaks hakkama muretsema või midagi katki jätma, siis tuleb jälle kuskilt mingit nii selgeid märke, et see asi on õige ja tuleb edasi ajada, et lihtsalt ei ole võimalik käsi üles tõsta ja öelda, et me rohkem ei tee. Nii et jah, eks me esimesed 4 aastat saavad olema kõige keerulisemad seoses selle riikliku rahastamise mudeliga, mis näeb ette, et täielikku riigi toetust makstakse neile koolidele, mis on juba 4 aastat tegutsenud ja saanud oma tähtajatu tegevusloa ja kuna riigi silmis, kuigi me oleme sisuliselt 4 aastat tegutsenud, riigi silmis me oleme täiesti nullist alustav kool, siis me peame uuesti need 4 aastat üle elama, loodetavasti paljude heade annetajate abiga, kes peavad oluliseks seda, et kristlik haridus Eestis edeneb ja siin Lõuna-Eestis ka üks selline kristlik kool oleks.
aga jah, et eks me selle peale loodame, et see on Jumala firma ja küll ta teab, kus see raha on ja kust see tuleb. Kas teil on oma unistus sellest koolist? Jaa, et see ongi kõige parem kool siin Lõuna-Eestis ja et siin on kõik lapsed oodatud ja siin on palju armastust ja siin on au sees Jumala sõna ja sellest võib rääkida ja võib palvet lugeda aga kõikidel lastel on tee lahti. Siin nad saavad esmased teadmised, aga usutee on ju keeruline. Ma saan aru, et teil on ruumi veel. Jaa, meil on laste arvu poolest ruumi küllalt, et me ootame klassidesse lapsi, et kõige parem on meie haridusministeeriumi arvates, kui klassis oleks vähemalt 15 last, et siis nagu kuidagi majandaks ära. Et meil on olnud väiksed klassid siiamaani ja me ootame lapsi juurde. Me tõesti võtame neid juurde, me armastame neid, me hoolime neist ja igatseme, et nende elu koos Jumalaga läheks ka täiskasvanu edasi. Mulle meeldib see väga, et kõiki me tunneme nimepidi, kõiki me tervitame hommikuti, lapsed tunnevad üksteist. Üks päev oli just meil selline spordipäev, kus meil olid segaklassid, 5. klassi suured mehed ja väikesed 1. klassi põnnid ja kuidas nad koos nagu suhtlevad ja mängivad ja toetavad, et see on nii tore, et meie kool ei lähegi üle, võib-olla maksimum, mis ta võib minna 130 peale, aga 9. klassini välja ja meil on juba uus direktor Tiia Viilu, kellel on juba nii palju mõnusaid ideid ja ma loodan küll, et siit tulevad välja õnnelikud lapsed, kes ei ole masenduses, kes ei ole kurbad, teavad, kust abi saab. Et palve on alati toeks ja et meil on Toomas oma Arvsa Maarja kirikuga ja siia me saame alati tulla, kui meil on raske Ja see kogukondlikkus tõesti on siin kooli juures päris tore, et meil iga nädal algab kirikus hommikupalvusega, kus terve kool on kohal ja siis seal palvuse lõpus on ka jällegi, et kas keegi on kuskil võistlemas käinud, esinemas käinud midagi, siis jällegi tuntakse üheskoos rõõmu, võib-olla mõnel on mõni medal saadud, näitab teistele, et terve koolipere ikkagi moodustab sellise ühise mõnusa perekonna ja minu meelest see on hästi vahva. Et see on just kõik see, millest ju oleme ka puudust tundnud siin nende suurte kombinaatkoolide puhul, et selline ebaisikulisus ja nii edasi, et see positiivsena on meil siin kõik olemas. Ja tõesti, et kuni 6. klassini meil on vist peaaegu igas klassis vist veel on ruumi, kuhu võtta, nii et tere tulemast, kui keegi on veel tulemas. Suvevaheaeg on kohe tulemas, kool on läbi. Mida kõige rohkem jääte mäletama selle aasta kooliaastast? Kuidas meil klassis kõik kokku hoidsid ja see. Mulle meelde jäänud, kui me filmi oleme teinud. Päris ise? No see mingisugust filmi. Sa mõtled vaadanud filmi või teinud filmi? Teinud. Väga põnev. Kas sinul tuli mõni mõte? Ja ma mäletan, kui me mängisime ühte toolimängu. See, kes ei saa istutud, tema läheb mängust ära. Ahaa, selline tore mäng. Kuidas teile tundub, mis teeb teie kooli eriliseks? Kes tahab öelda? Sina? Kuidas lapsed käituvad. Sellepärast, et kui nagu mõndades koolides on teistsugused lapsed ja mõndades koolis ka teistsugused. Mõned koolid on erinevad ja mõned mitte. Ja millised lapsed siis teie koolis on? Osaliselt lahked ja rõõmsad. Lahked ja rõõmsad lapsed. Kõik on sõbrad. Et siin on iga esmaspäev kirik, et meil on palved ja selline värk. Et see meeldib? Jah. Suur tänu teile ja ilusat suve! Kuidas olete rahul kooliga? Et 4 aastat on selja taga nüüd, ma saan aru. Jaa, 4 aastat oleme käinud siin koolis. Et minu tütar on väga rahul, et tema väga armastab oma klassi, oma kooli, oma õpetajaid ja ma olen teda toetamas sellel teel. Ja me oleme küll rahul. Eks alati on raskusi, sest uus kool sai loodud ja eks on raskusi olnud ja muresid, aga ka rõõme rohkem. Et üldises mõttes ikka oleme rahul.
kas see, et nüüd on Tartu Peetri luterliku kooli asemel iseseisev kool, kas see muudab midagi lapsevanema jaoks? ma arvan, et sisuliselt väga ei muuda midagi. Eks ikka niisugune võõras on kõik, et peame kohanema. Mulle meeldib vist see õpetajad meeldivad, et nad on nii ägedad. Et ja meeldib, et on väiksem kool ja on ka intiimsem, rahulikum. Ja see meeldibki mulle ja muidugi meeldib ka see, et Jumalast räägitakse rohkem. Põlva Jakobi kooli lõpuaktus on äsja otsa saanud. Õue peal, kirikuõues on palju sagimist ja rõõmu. Oleme teiste hulgast leidnud üles Tiia Viilu, kes on valitud peatselt iseseisva Põlva Jakobi kooli direktoriks. Küsin siis natukene täpsemalt, millal see kõik juhtus, millal sai teie direktoriks valimine ja millal te alustate oma tööga? Tegelikult esimene päev, millal ma oma tööga alustasin, oli 17. märts 2023. Et siis ma andsin selle kooli sihtasutusele oma jah-sõna. Ja sealt alates on siis käinudki meil töö tegevusloa taotlemisega ja Haridusministeeriumile siis erinevate paberite saatmisega. Ja uuel aastal siis, kas on mingisugused plaanid ka, et tuleb mingi uus hingamine, midagi muudate, iseseisev kool? Ikka. No iga kool on natukene oma juhi nägu ja eks natukene tuleb ka minuga uuendusi kaasa. Mulle väga meeldib kõik see, mis praegu on Jakobi koolis olnud. Need lapsed on tõesti väga toredad ja töötajad on väga toredad. Et sellised, ma loodan, et need lapsed ja enamus töötajaid ka jätkab selles koolis. Uuendusi on natukene õppekava osas. Siis kindlasti tuleb juurde veel toredaid inimesi ja ma usun, et me järjest saame oma arvult suuremaks. Ja kuna ma olen tegelikult ka Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi esinaine, siis me tahame ka väga seltsiga koostööd teha, kuna kool kannab tegelikult Jakob Hurda järgi Jakobi kooli nime. Ja ka Jakob Hurt on siis sündinud siin Põlva vallas Himmaste külas ja tema on ka olnud ju tuntud pastor. Milliseid väärtusi võiks kanda Põlva Jakobi kooli õpilane? No ütleme, et väärtus, kasvatus ja selline kõlblikkus võiksid olla ikkagi selline põhisõnum. Ja et kuna see on kristlik kool, siis kindlasti te nägite ka ise, kuidas lapsed ilusatesti loevad palveid, kuidas lapsed laulavad siin kirikus. Et sellist headust ja kõiki üksteise mõistmist ja sõbralikkust võiks selles koolis olla ikkagi rohkem kui nendes teistes koolides. Soovime teile selleks palju jõudu. Nii palju õnnistusi teile ja puhake ka ikkagi suvel enne muud kooliaastat. Kuidas see käib? Eestlane puhkab ühest tööst teise tööga. Ma võin õpetada. See oleks ka. Ma ükspäev üritasin puhata, aga see oli nii stressirikas. Sa ei saanud, sa lõpetasid kiiresti.